oi, jälle siis lõpuks metsas. 3 päeva möödas ja jõudsin jälle metsa. Tulin juba eile õhtul, aga tulin nii hilja. Mis nii hilja, aga pime oli ju ja ei hakanud enam siis filmima. Laager püsti ja natuke toimetamist ja tuttu. Aga nüüd ärkasin. Teen vaikselt hommikukohvi. Siis midagi süüa konservi ja nuudlitega. Ja päris mõnus soe on. Lisaks ahjule töötab ka veel gaasikiirgur. Ja ööle ei saa nuriseda. Paar korda ärkasin, aga siis ka selle põhjusega, et tuli kemmerk üles otsida. Ja ärkamiste ajal esimene kord veel kiirgur töötas, kaminas brikett hõõgus. Ja siis viskasid jälle uue briketi alla ja magasid edasi. Ja hommikul alustasid ka tuld niimoodi, et ei olnud tikke vajagi. Kaasas on varuga kuiva puud ja siis briketti. Üks samasugune kogus on veel lisaks auto peal, aga ei hakkan teile kõike siia tassima ja praegu ei olegi kuulanud neid nii palju. Üksi ma ei ole siin. Eile olime 3. Lisaks minul on siin ka perega looduses kanali nii-öelda tegelane L ja siis keerlooduses kanali tegija. Ja täna tuleb siia veel üks teadaolevalt 3 inimest, ka erinevate YouTube'i kanalite tegijad. Aga nendest siis juba, kui nad saabuvad. Täna magasin 2 magamiskoti sees. Ajasin uuele magamiskotile magamiskoti sisse ja võib öelda, et öö oli superluks. Mitte kuskil ei hakanud jahe sisse pugema. Üldjuhul, kuna ma ärkasin üles, kui brikett hõõgus ja sain uue alla kohe visata, siis siin nagu väga külmaks ei läinudki, et siin oli täitsa plussis vist. Ja vesi isegi ei jäätunud ära, et selles suhtes, et toimis. Aga mis siin ikka pikalt rääkida, et tegutsen siin hommikusöögiga ja siis juba jooksvalt vaatame, mis saama hakkab. Nii ma siis teen. Nuudlid vette ja natukene konservi. Lasen siin podisema minna ja siis jääb kaane alla seisma mingiks ajaks. Ja ongi hea hommikusöök. Nuudlid tõmbavad kaane all. Ja panin vahepeal riidesse.
nii kaua kui nuuded tõmbavad, lähen käin õues, vaatab, mis olud õues on ja kuidas öö oli, kas sadas lund juurde ja nii edasi. Võtan kohvi kaasa ja teen väikse tiiru. Lähmegi vaatama. Oho. Lund on tulnud korralikult juurde. Väga lahe. Aga ühesõnaga, kus ma siis olen? Palojärve lõkkekohas. Mitte siin telkimisalal, vaid siin kõrval. Telkimisala jääb täpselt teisele poole järve. Aga see lõkkekoht on eraldi siuke väiksem teisel pool kallast. Siia ma pole kunagi tulnud, sest alati on rahva sees olnud. Aga praegu on küll väga mõnus olla. Kedagi ei ole, ainult meie seltskond ja ärkamine on ka ikka huvitav, et õhtul ei sadanud niimoodi lund ja nüüd sajab laia valget lund ja päris palju on seda siin maas. Tuleb huvitav nädalavahetus. Täna muidu 10. jaanuar. Et nii, mina joon enda kohvi edasi ja lähen praen mõned sardellid ka veel panni peal nuudete juurde ja hakkan hommikuõinet sööma. Ehk siis mingi aeg teised ka ärkavad vaikselt. Kaks pihvi, 2 sardelli. Pisikese panni peal. Sai alles hiljuti ostetud, esimest korda nüüd kasutan. Lasen neil siin särisema minna ja siis juba söön. Hommikusöök on söödud ja nüüd on aeg jalgu sirutada. Meie praegune laager siis. Lund tuleb endiselt korralikult. Minu telk on siin. Keiri oma on siin. Ja siis ma nüüd lähen vaatan üle ka Alvari magamispesa. Et tema tegi sellist päris ekstreemset värki. Temal pole mingit telki, lihtsalt koormakate või tarp või kuidas seda öelda ja voodi siin all ja nii ta siin ööbis. Et väga huvitav. Praegu on nüüd kõik üles ärganud. Kes laeb telefoni autos ja kes kraabib autot puhtaks. Aga lund on korralikult ja saab siin seda kraapida. Nojah. Sissesõit on siis siit. Kohe alguses on WC, prügikast. Jõuab parklasse ja on kohe lõkkeplatsid.
siin kõrval paistab ka veel üks. Eile pimedasin jäämki. Aga siit läheb rada Bulguuri juurde, kus puid muidugi ei ole. Ja on üks teine lauaga plats. Lähme vaatame seda ka lähemalt. Siia oleks ka ju kurat saanud see Alvar enda pesa teha, oleks voodi ära mahtunud, temalt kormakattu lihtsalt ette. Peaks talle andma täna idee. Ja teine plats on siis siin. Ka kinnine lõkkase ja lauake ja rohkem ei olegi vaja. Aga mis siin ikka? Lähen vaatan, võtan telgist lume labida ja kühveldan mingi platsi meile sisse. Saab siin laua ümber normaalselt toimetama hakata mingi aeg ja sest täna on plaanis sellist ühist sööki teha. Mul on kaasa võetud kõik komponendid, punapeeti, kapsast, kartult, porgandit, liha ja on plaan siis päris korralik porsisuppi teha ja saavad kõik sellest osa. Ja ei ole purgisupp, vaid ikka nullist, nii nagu õige supp. Ja õhtul peaks ka õhtune nii-öelda tänane üks tulija meile pakkuma mingit erilist rooga. Aga olgu, toimetan edasi. Vahepeal jõudsid ka Romeo seikleb kanal ja Estonian Adventure. Hakkab siin kinnisvaraarendust jälle tekkima. Vaikselt supi tegemine hakkas pihta. Praen liha läbi, sutsuliha, tavalist liha. Pärast panen siia samma pliidi peale suure poti. Kapsas on ära juba lõigatud. Ei hakka seda siia lõkke peale panema, et potti mustaks tahmatada. Aga teen pliidi peal, kuna nagunii kütan ja kasutan siis seda pinda ära. Tuleb hea supp. Aga eks ma näitan kõigest järgnevalt. Ja üks kurb tõsiasi juhtus ka. Kulpiga sai võtnud. Nii et aga me oleme leidlikud ja leiame ju lahendusi, kuidas supp kaussi saab. Ja liha saigi valmis. Eks ta täielikult läbi küpsinud ei ole, aga pruunistasin veidi pärast supi sees ta haudub edasi. Panin kapsakartuliga potti ära tulele, lasen need kõigepealt ja nii kaua teen ka porgandi ettevalmistusi. Vahepeal on supp nii kaugele jõudnud, et lisasin punapeedi. Selle ma tegin kodus ette, keetsin ja riivisin ära, et metsas oleks veidi lihtsam. Siin ta on nüüd päris mitu tundi, siin tükk aega läks aega enne kui keema läks asi ja kartul on juba enam-vähem pehme. Lisasin nüüd viimasena peedi, siis varsti puljongit ja tilkäädikat ja jääb tegema tõmbama. Ja muidugi vaatab ka maitseainete poole pealt, et kas on vaja soola juurde panna või pipart või et kuidas see on, aga siin ta veel podiseb mõnda aega. Aga kindlasti saab maitsev. Lähevad ja siis tuleb üks eile kaamera. Nii, Janni kaamera on seal veel. Ja nüüd, kui kõik tulevad kaameraga
Siia poole ei olnud kohe ka. Et nüüd supi sisse ei kuku, muidu on kaamera supp meil. Kaamera suppides. No mineraalaineid on ka vaja, ehk siis need kaamerad võivad seal supi sees olla. Nii palju kaamera supile. See on ikka pull värk küll nii palju. Jalad ja käed nipuvad igatahes alla. Rebid kutse ja liha. Nii, ja siis ma siit kotist annan teile igast, siin meil on erinevaid saiasid asju. No see on ikka täitsa rebitud. Ma annan teile siit kotist erinevaid saiasid, leibasid, et saate sinna vahele panna. Mõtlesime, ei hakka burgeri kuklit ostma, ostsime erinevaid igasuguseid pehmikuid ja rukki asju, et saate siit endale tõsta sinna saia vahele. Ja Rauno tegi siis seda punast sibulat ka, saate seda ka tõsta. Ja siis ma ostsin seda hapukapsast ka veel, et saab hapukapsast ka vahele panna, siis peaks siuke väga krõmps ja mõnus olema. Nii, ma lähen toon selle ära, siis te saate juba siit vaikselt valmistama hakata. See ei ole lihtsalt rebitud liha, see on elusa sea seljast rebitud liha. Siga karjus veel samal ajal, kui liha rebiti. Ta paneb seda saia või sepiku või teravilja toote peale. Vaata nüüd, vaata nüüd. Mürk. Need on sünnikussid hästi varineerinud. Mürk. Burger rebitud sealiha. William teeb siis esimese emotsiooni. Rahvas ka tuima videod, need tahab välja ja pulli ja kui minu mingisuguseks kuivikuks hakkab, no kurat, keegi Kell on juba saamas 11 jälle. Päeval läinud kiiresti. Suppi tehtud, õhtusööki söödud. Ja ega ei olegi eriti filminud. Väikselt kütan siin, istun soojas telgis. Enne sai termomeetriga mõõdetud 15 kraadi, sai telki sooja sisse. Mõned on veel väljas, mõned on ka teistes tipides, aga ega mina ka pikalt ei ole enam üleval, varsti sätin ära kotti. Puid veel on, briketti ka. Hommikuni pean vastu ja homme päeval saab ka veel põletada, sest et hommikul kohe ära ei lähe, ikka teen midagi süüa ja istun ja siis pakin soojas telgis asjad jälle kokku ja siis viimasena telkiahi ja kunagi õhtupoole. Aga ma arvan, täna rohkem ei filmigi, et hommikuni. Hommik, teine öö üle elatud. Kohvivesi on keema pandud. Peaks midagi süüa tegema. Praegu munaleiva peale. Ja siis tuleb asju pakkima vist hakata. Selline mu metsa hommikusöök sai. Praegu muna ja praetud sardell ja juust ja ongi mõnus. Kuigi hommikuti muidu ei söö, aga metsas on söök alati kõige parem. Head isu siis. Ja ongi aeg sealmaal
telgist on ahi välja võetud. Veel oli kergelt soe, praegu veel kotti ei pane. Jahtub nii kaua, kuni telgi kokku panen. Aga kõik on juba läinud. Kell on kuskil 2 saamas. Võib-olla isegi juba on. Ainult minu telk veel läheb kohe kokku ja hakkan ka liikuma. Oli päris huvitav nädalavahetus. Kohtus uute inimestega, kellega korra olen kohtunud, aga otseselt pole niimoodi koos tiksunud. Ja muidugi ka vanade tuttavatega. Ja ei oskagi midagi rohkem öelda. Kindlasti kohtume me kunagi veel, aga ei tea millal need ajad kõik sobivad, et me saame kõik kokku tulla. Aga nii kaua käin kindlasti üksi ka kuskil veel trippimas ja laagerdamas ja aga täna ma hakkan nüüd küll minema. Aitab küll, asjad on vaja kodus lahti pakkida ja telk on vaja üles sulatada ja kuivama panna. Nii et ma ei oskagi rohkem midagi öelda ja näeme järgmistes videodes.